Teatriperepäev, sellist nime kandis 21. aprillil Hageri rahvamajas 4. korda toimunud üritus, kus lavale oli seatud kokku 8 etendust. Esindatud olid kõik Hageri kooli 4 klassi, Männi lasteaed ja Hageri harrastusteater. Juhendajad Maria Saarna, Veronika Paletski, Raili Pahman ja Tiina Keps. Me selgitame välja, kes saaks olla peaosaline, sest 3 tükki, kes on harjutanud, 2 ei ole kohal ja 1 kardab. Mida see tähendab? Giovanni, mamma mia! Ma tahtsin makaronekett, aga kastrulli pole. Nad puhastasid kuld ja hõbemünte ja lihvisid sädelevaid kivikesi ja... Rahvamaja avati suure näitemänguga 85 aastat tagasi ja näitemänguga on siin Hageris läbi aegade tegeletud. See on väga pikaajaline traditsioon ja meie siis jätkame seda traditsiooni. Ja kullas! Puhtast kullas! Puhtast kullas! Näitlemine annab lastele väga palju julgust, esinemisjulgust ja julgust üldse olla, et see arendab neid väga palju, et seda on näha nii klassist klassi, et iga aasta tulevad meil jälle pisikesed jumbud värisevad ja 4. klassiks nad on täitsa professionaalsed näitlejad meie silmis valmis. Haaveril sügeles raske laskma puhun peale. Mitte haaveril raske, vaid sinusugused teevad minu töö raskeks. But maybe you want to tell us, how do you celebrate Christmas in your family? Kristina? No I don't. Why not? See pole lihtsalt kellegi asi. Mida te kõik õlitate? Vaata, kui lõbusalt ma hüppan. Hüppa eest ära. Prellike, kas sügamsite selga? Kuule, mis hoitan kasukas? Terve nagu härg. Aga kuulge, mis te selle härja all mõtlesite, et kas ma sööks nagu rohkem veiseliha või ma ei tohiks üldse veiseliha süüa või? Eks ta otsapidi oli vajadus tegelikult, sest et 5 naist ja ei ole tükke ja millestki pidi pihta hakkama, eks need on asjad, mis tõenäoliselt minu jaoks on olulised ja mis on mind alati huvitanud, millega ma olen ise elus palju kokku puutunud ja võib-olla ka, et millesse ma usun. Ma räägi siis, kes sa oled ja mis sa teed ja... Ma olen laborant, analüüsin uriiniproove polikliinikus. Lapsi pole vallaline. Siin on nii mõnus istuda ja unistada. Aga kui su isa ja ema sellest teada saavad, nad teavad. Ema ütles, et kui ta väike oli, armastas ta ka katusil istuda ja unistada. Meie võiksime elada lossis ja käida iga päev harakapesas söömas